Mari-Leet. Ja räägime Türgi kultuurist. Siin on siis Türgi lipp, Türgi kaart ja Türgi asub siis Musta mere ja Vahemere ääres ja siis on sild ida ja lääne vahel. Siis riigi üldandmed pealinn on Ankara ja pindala on siis pea 800 000 ruutkilomeetrit ja rahvaarv on 74 miljonit. Parlamentaarne vabariik ja iseseisvus 29. oktoobril 1923. Ja religioon siis valitseja usk on seal islam. 99,8% elanikkonnast on moslemid, aga seal on siis ka kristlasi ja juute. Ja võrreldes ülejäänud islamiriikidega siis Türgis ollakse sallivamad teiste usundite suhtes. Ja usulised riigipühad on siis nagu islami usus Ramadan, püha paaskukuus on siis liikuv püha ja selle paastuaja lõpus on siis Sheker Bayram, mis on 3-päevane pidustus. Ja seal on veel Kurban Bayram, mis on ohvripidu ja see on aasta tähtsaim püha nii ilmalikus kui vaimulikus mõttes. Et räägitakse seal siis türgi keelt, lisaks kurdi, araabia, kreeka ja armeenia keelt. Ja türgi keel on siis Uurali ja Altai keelte hulka kuuluv. Ja varem kasutati seal araabia kirja, aga 1928 siis võeti vastu ladina kiri ja sellega kirjaoskus arenes ja praegu on seal pea 90% rahvastikust kirjaoskajad. Ja fraasid näiteks on siis meraba, nasılsın ja selle täega on siis Kushakal. Lütfen on palun, tesekür ederim on aitäh, hayır, evet, kahve, čai ja väike on ufak või kutsik. Ja siis kui vaja on, siis ma võin roppusi ka türgi keeles õpetada. Et seal on siis, kuna tegemist on islamimaaga, siis seal on tavalised islami kombed. Tervitades surutakse kätt, lahkudes mitte. Ja siis kuna moslemitest enamik naised ei ole ärimaailmas tegevad, siis kui ärikohtumisel sulle naist ei tutvustata, siis talle ei pea tähelepanu pöörama. Ja kuna Türgis väga austatakse vanemaid inimesi, neid tervitades alati püsti tõusta. Ja siis Türgis kasutatakse ametinimesid, aga kui neid ei tea, siis lisatakse eesnimele härra puhul Bey, nagu siis on Oliver Bey, või siis naise puhul Hanum, või siis on Anneli Hanum. Ja siis riided on ka, tuleb valida vastavalt siis islami kultuurile sobilikud, et naistel pea, kael ja käsivarred peavad olema kaetud. Ja mošees kingad tuleb jalast ära võtta. Ja seal on jala, laba ja kingad alla näitamine on solvav, et siis kui istutakse, siis ei istuta ka jalg üle põlve, vaid istutakse jalad maas. Ja vastassugu siis seltskonnas ei sobi siis emmata ega suudelda ega käest kinni hoida. Et sellised asjad jäetakse koduseinte vahele. Ja peanoogutus nagu meilgi on nõusolek, aga peanaputus tähendab mitte eitust, vaid et ei saa aru. Ja siis kui tahad eitust, siis on kulmukergitus ja selline ja kingitusi sobib alati viia, kui külla minnakse ja lastele ka, et mitte ainult siis pere peale, vaid tervele perele. Ja siis olenevalt, kas siis on väga
usklik pere, et siis võib ka alkoholi viia, aga nagu teada, siis moslemid ei joo alkoholi. Mina räägin siis Türgi kõrgkultuurist. Esmalt siis tähtsam asi on, et Türgi kultuuris siis arenes kõige jõudsamalt ornamentika, kuna ei tohitud kujutada kunstis inimesi ja loomi. Ornamentika on siis geomeetrilistest kujunditest moodustatud kaunistus, kas siis rõivastel, ehitistel, tarbeesemetel või kus iganes. Silmapaistvam saavutus siis islami kunstis on mošeed. Neid on väga mitmesuguseid, kuid põhiplaan on neil enamasti sarnane. Ja mošee juurde kuuluvad erineva kujuga sifakad minaretid. Ehk siis neid on näha pildi peal. Ja siis sealt minareti tipust siis kutsutakse palvusele 5 korda päevas. Täpselt nii. Türgi arhitektuuripärliteks on siis Selimi, Suleimani mošeed ning siis maailmakuulus Püha Sofia kirik, mis on siis praegu muuseum. Ning samuti arhitektuuriliselt väga tähtsad on uppunud palee, Istanbuli vanad linnamüürid, Türgi ja Islami kunstimuuseum ning Sinine mošee, millest me siis kohe räägime lähemalt. Siin on siis pilt uppunud paleest. See on ehitatud Konstantinus Suure poolt 532. aastal ja seal on võimalik siis jalutada kahe laagril laiuval 25 sentimeetri sügavusel veeväljal. Ja siis selles samas, ütleme nii, et palees on siis tihti erinevad kunstinäitused. Istanbuli vanad linnamüürid pärinevad siis ajast, kui Istanbul oli veel Konstantinoopol ning seda peetakse siis kristlikul ajajärgul üheks suurimaks ehitatud kindluseks kogu maailmas. Järgmiseks siis Türgi ja Islami kunstimuuseum. See ehitati 1524. aastal, asub samuti Istanbulis ja on siis ehitatud Ibrahim Paša paleena. Vot. Ning Hagia Sophia kirik siis on siis tõlkes tähendab ta Püha tarkuse kirikut ning ta on üks kõige vapustavamaid hooneid Istanbulis. Ta on sarnane sinisele mošeele ja 1935. aastal muudeti see muuseumiks. Ja seal on hästi palju erinevaid kunstiesemeid. Ning Sinine mošee on siis imeilus arhitektuuriline vaatamisväärsus, nagu te pildilt näete, on siis kuplid sinised, sellest ilmselt ka nimi. Lisaks on ta ka väga suur ajalooline tähtsus. Ta on tõesti imekaunis ehitis. Nii, nüüd natukene toitudest. Türgi köök on siis paljusid erinevaid traditsioone ühendav köök ja peetakse seda üheks Vahemere parimaks köögiks.
kus siis õukonna kokad mõtlesid sultanitele igal päeval välja erinevaid toitusi ja roogasid. Siis natukene leibadest ja teistest pagartoodetest, et tavaline leib on Türgis tuntud nime all kui etmek. See on siis täiesti tavaline leib, nagu meil siin Eestiski peaaegu. Pideks kutsutakse siis õhukest vapikut leiba, mille peale siis pannakse erinevaid katteid, siis selle kohta võib öelda nagu Türgi pitsa. Ja seesamiseemnetega rõõgassai, mida müüakse tänaval, on siis Türgis nimega simit või börek ja see on juustu või lihatäidisega kihiline pannkook. Suppidest siis nii palju, et suppe söövad türklased hommikusöögiks. Ja siis supid on türklastel, seal on, kui on restoran, siis seal saab alati suppi süüa ja siis näiteks pohmakas, kui on siis hommikul minnakse alati suppi sööma ja kui väljas käiakse ja peale klubi koju minnakse, siis käiakse ka suppi söömas. Nii. Ja salateid valmistatakse siis värsketest või autotud köögiviljadest ja salatite peale pannakse siis tihti oliiviõli, mitte alati, samuti sidrunimahla ja granaatõunakastet ning köögiviljadest valmistatud toitude põhiliseks komponendiks on siis baklužaan või suvikõrvits, millele lisatakse siis igasugu muid köögiviljasid, maitseaineid. Ja öeldakse ka nii, et kui Türgis naine ei oska 100 erinevat rooga baklužaanist valmistada, siis ta jääb kindlasti vanatüdrukuks. Siin siis mõningad pildid isoäratavatest roogadest, pohmakasupist ja šašlõkist. Ja siis natuke räägiks ka kebabist, mis on siis Türgi rahvustoit ja mida nüüd süüakse pea igal pool maailmas. Ning selle valmistamiseks kasutatakse siis veiseliha ja mõningates regioonides ka lambaliha. On siis erinevaid kebabe, siis kebab on vardas grillitud lihakuubikud, mida me nägime eelmisel pildil. Döner-kebab on siis suur lihatükk, ehk siis mis keerleb ja mida grillitakse vardas ja siis lõigatakse teranoaga sellest lõhkisi viile ning näeb välja siis selline nagu pildil on. Magustoitudest armastatakse erinevaid pudinguid, piimadesserte ja igasuguseid magusaid küpsetisi. Eriti armastatud on baklaavad ehk imelõhukesest taignast valmistatud küpsetised, mis võivad olla siis erinevate täidistega. Ja siis need baklavad on hästi-hästi magusad, nad on sellised pisikesed, aga siis tundubki, et nii väiksed siit ei saa midagi, aga nad on nii kohutavalt magusad, et siis paarist tükist saad juba enda risu täis. Vot. Joogid, siis armastatuim jook on kindlasti tee. Kohvit juuakse, mitte kohvit, vaid kohvi juuakse tavaliselt väga kangelt ja seda siis mujal maailmas nimetatakse Türgi kohviks ja siis oli vist niimoodi, et mida kangem on kohvi, siis seda tähtsam on külaline või niimoodi. Ja siis armastatakse juua ka kuuma magusjooki nimega savet, mis on siis piimias ja karamelliline jook, siis, mida serveeritakse kaneli ja pähklitega. Et siis on öeldud, et see on asendamatu jook jahedatel õhtutel. Ja pildil on meil raki, see on siis tuntuim alkoholne jook Türgis.